Oktoober 1997. Pärnus hakkas liikuma kollektiiv nimega Taraba Bastards, mis pani aluse Pärnu hip-hopile. Taraba Bastardsisse kuulusid aga MC Oll, Farmerboy ning Trupi, kellest viimane tegi mõned aastad hiljem kaasa koos Genkaga ühes legendaarsemas Eesti hip-hopi loos nimega Tallinn. Karmil kraam on Tallinnas, rikkad mudavad Tallinnas, terve tuloa Tallinnas, siin pakume klooriveed. Tänaseks Trupi kodaniku nimega Tanel Tatter küll enam muusikat ei tee, kuid on tipptegija meelelahutusvaldkonnas endiselt. Nimelt on ta filmiprodutsent, kelle portfooliost leiab nii filmid Talve, Soo, Vari kui ka Apteeker Melchior trioloogia ning samuti on ta restoran Kivipaber Käärid üks omanikest. Samal ajal loovad Pärnus Tommyboy, Alko ja DJ Arto uue koosluse nimega Noisemakers. Pärnu VMF-is harjutatakse vaba stiili, esinetakse ja salvestatakse esimesed demod. Waldorfis põhimõtteliselt iga vaba hetk me olime seal ja DJ pani biite ja me räppisime oma riime ja harjutasime. Märtsis tekkis võimalus salvestada uus demo Rohelises salongis, mille tulemus jõudis ka Raadio 2 saatesse Linnadžungel. DJ Arto küll lahkub Noisemakersest, kui tutvutakse DJ Criticaliga, kellega koos võetakse uus hoog ülesse ning salvestatakse demo nimega Life to Finish. Seejärel juba Symphony of the Streets. Yo, what's up? I make more noise than heavy metal. Never slow down, push the fucking speed pedal. Shoot you like a laser gun with all kinds of rhymes. With my hardcore lyrics, with you up to time. Ja Noisemakers hakkab esinema üle Eesti. Ootan uni. Anna meile kommentaarides teada, kas sina teadsid, et Pärnu räpile pani aluse just Taraba Bastards, mille liige Trupi on täna Tanel Tatter. Samuti like videot, saada see sõbrale ja follow meie kanalit, et sa järgmist osa maha ei magaks. Näeme järgmises osas. Ciao! Minu elu Noisemakers liikmena oli üks suur lust ja rummipidu. Mis me koos läbi elasime, olid ikka sellised päris uskumatud, kui tagantjärgi meenutada. Käed püsti kõik!